Kris Lemsalu. No minu loominguline tahe tuleb elutahtest, mis ei ole lihtsalt mingi pinnapealne ulpimine, see on nagu kirglik ja uudishimulik elamine ja kui ma suudan niimoodi elada, ma suudan niimoodi ka kunsti teha põhimõtteliselt, et intensiivne elutahe on minu suurim mõjutaja. Savi materjalina on tuim ja tahke, aga Kris Lemsalu käe all saab see sellise hoo sisse, et võib lennata. Ja muidugi sobib keraamika kokku nii karusnaha, plastiku kui autoustega. Selles karnevalis läheb kõik käiku. Ma olen leiutanud oma keele. Ma sain nii-öelda tähed, millest ma hakkasin suhteliselt selja aju peal ehitama sõnu. Siis ma hakkasin lauseid ehitama rohkem teadlikult. Nüüd ma kirjutan päris soravalt oma kunstikeelega. See on nagu eesti keel või kehakeel või mida iganes. See on lihtsalt nagu minu valitud kujunditest ja sümbolitest koosev keel. Ja ka Lemsalu enda keha on üks materjalidest, mis võib seista tunde kilpkonna kilbi all, jalutada põleva kohvriga või püüda kurgiga Jaapani müütilisi olendeid. Lemsalu installatsioonid ja skulptuurid on justkui hoo pealt kinni püütud kaadrid sürrealistlikust filmist. Siin saavad kokku inimesed ja loomad, siia on pudenenud midagi olmelist, midagi müütilist. Tema tööd on alati üllatavad, mängulised, kompromissitud ja vaimukad. Ehkki teemad, millega Lemsalu tegeleb, on tõsised. Sünd, elu, armastus, sõprus, surm. Kõige olulisemad teemad üldse. Aga keegi pole öelnud, et ei tohi nende käsitlemisel kokku segada suhkrut, soola, hapet, rummi ja herneid. See on selline hästi lihtne viis, kuidas väikest moodi elu nautida. Hernekaun, mõnus, vibalik, teed lahti, libistad sõrme välja, vaatad, kas on ussi või ei ole. Kui on väike uss, ei ole hullu, see on seeditav ja siis sa hakkad niimoodi kire ja suure mõnuga sööma. Juhu!